Eesti oma tuumajaamani on veel väga pikk tee, nentisid valitsuserakondade juhid täna, kui valitsus arutas tuumaenergia ja ohutuse seaduseelnõud. Tuumajaam tulevikus või ütleme on üsna realistlik vaade, aga ma ütleks, et siin tuleb ikkagi öelda seda, et see on pigem 10-15 aasta pärast, et vahepealsel ajal tuleb meil selleks, et saada soodsamat energiat, rajada nii tuult, päikest, salvestust, ühendusi ja ka gaasijaamu, sest põlevkivijaamu hoiavad tublid energeetikud küll püsti, aga nagu näeme, tihti kukuvad need ka liinilt maha. Küsimus on selles tehnoloogias, milline tehnoloogia saadaval on ja milline on üleüldine energia tootmise võimsuste maht turul, et kas tuumajaam tegelikult turule üldse energiatootjana mahub ja kas investoril on piisavalt huvi siia tuumajaama ehitamisesse investeerida, nii et see põhiküsimus saab olema pigem nagu turumahu küsimus, et praegune projekt näeb ette, eks ole, 600 megavatist tuumajaama, aga kui me nüüd tuuleenergia ehitamisega kiiremini edasi saame, kui salvestus tuleb ka turule, siis mingil hetkel võib tekkida küsimus tuumajaama vajadusest, ehk siis, et kas ta nii-öelda mahult on vajalik võimsusena Eesti turul. Tuumajaama puhul on küsimus eelkõige varustuskindluses ja baaskoormuse tagamises. Fermi Energia, mis tuumajaama Eestisse planeerib, tahab teha 2-300 megavatist jaama. See oleks 1/4 Eesti tipukoormusest ja elektrihinna poolest oleks esimesed paarkümmend aastat umbes sama, mis praegune keskmine börsihind, ütles Fermi Energia juht, kui jaanuaris seda eelnõud Riigikogu toetusrühma kokkusaamisel arutati. Omahind koos kapitalikuludega, mis on väga suur osa, kuskil 80-85 eurot on esimesel 20 aastal. Kui me vaatame Soome ja Rootsi tuumajaamu, siis peale seda, kui kapitalikulud on kantud, on need opereerimiskulud siis aastakümneid 25 eurot, 27 eurot megavatt-tunni kohta. Kõik sisulisemad otsused jäävad siiski järgmiste valitsuste teha. Tuumaenergia ja ohutuse seaduse vastuvõtmine looks üldse eeldused järgmistel valitsustel midagi otsustada on, mitte ei pea nullist aruteludega pihta hakkama. Praegu räägitakse Eesti vaatest ja lähiregiooni vaatest sellistest väikestest keskmistest reaktoritest, mida siis Kanadas üritatakse kokku panna ja vaatame, kas nad siia regiooni siis sobiksid. Nii et sellel teel tuleb palju samme läbi käia ja kõige olulisem on see, et see tuumajaam suudab siis pakkuda seda energiat sellise konkurentsivõimelise hinnaga, et see on kindlasti kõige olulisem, et jaama enda rajamise kulu peab mõistlik olema. Ma väga loodan, et ikkagi see Riigikogu aasta aega on nüüd aega menetleda, et suudab ikkagi selle arutelu ära pidada. Aga sisulised otsused siis juba selle seaduse baasil jäävad järgmisse valitsuse teha? Just, seal on väga suur hulk määruseid, valitsuse määruseid, mis tuleb kehtestada, välja töötada ja kehtestada. Nii et nende protsess on ikkagi väga pikk, et järgmisel valitsusel, kogu järgmise valitsuse toimimisperioodi jooksul veel on vaja regulatsioone kujundada tuumajaama jaoks.